sa oled tross või topis. Või kui sa oled tühm või tegija. Leiame sind varem või hiljem kindlasti üles. Top 3 nädala 4 tuhmimat topist. Igal reedel Raadio 2 hommikuprogrammis Silmad lahti. Kell on nüüd 8:36. Aeg on hakata rääkima meie nädala topisega, kelleks seekord on üks mees, kes kannab nime Arvi Salong, kes on saarlane ja teada-tuntud meest avalikkusele ei ole, aga 3 kuud tagasi toimus Raplas üks väike inkassaatori kelmus, kus siis kurikaelad said endale tasuks 3 miljonit krooni ja nüüd siis, kui on uurimine edasi läinud piisavalt, siis politsei oskab sellega seostada Arvi Salongi, kede siis väidetavalt andis ära tema saare aktsent, kuigi ta väitis, et on Kohtla-Järvelt ja kandis pikkade juustega parukat. Aga teada ju on, et Kohtla-Järvel ei ela ühtegi pikkade juustega meest. Ja nüüd me oleme Arvile helistanud, et no tere, Arvi! No tere! Kuidas läheb? No, mis ta läheb siin? Hästi läheb. Aga puha vale juttu räägite seal. Kuidas nii? No ma ei ole mingi saarlane. No okei, et sa ei ole saarlane, Muhust siis? Ei ole ma Muhust ka, see on Jalamatt. Muhust ei ole keegi muu Jalamatt Saaremaal. Ma olen Kohtla-Järve poiss. Oled Kohtla-Järve poiss? Mul on pikad juuksed ka ja aga sa tead, et Kohtla-Järvel ei ole mitte ühtegi pikkade juustega meest, sest nad saavad kohe tappa. No ei ole. Mina olen. Ja see, et no, räägitakse, ma pole üheski pangas röövi ka käinud tegemas. Puha kena jura jutt on see. Arvi, ole hea, ütle Jõhvi. Jõhvi. Ütle, et mul on Jõhvis õunapuaed. No mul pole Jõhvis mingit õunapuaeda. Mul on Kohtla-Järve poiss, nagu ma ütlesin juba, ja pikad juuksed ma ka, et see, et räägitakse, et ma saan mingit raha võtsin jällegi, ja et see on ikka täitsa loll jutt, no. On loll jutt. On täiesti loll. Meil on andmed, et ostsite endale Elvast kasutatud Ford Courieri kaubiku, sõitsite siis Raplasse ja väga selline kavala nipiga saite endale 3 miljonit krooni. Mis selle rahaga teinud oled, Arvi? No ma olen ütleme niimoodi, et mis sa teeksid, kui sa oleksid sina? Kui sa oleksid nii kaval, mis sa teeksid siis? No kuna ma Kohtla-Järvel elan, siis ma kindlasti ostaks endale uue kalapaadi ja sealt, kuna meil on just sealt sadamast on palju nagu praame käib ja siis ma sealt praamide vahelt saaks silgata avamerele ja siis seal Hiiumaa lähedal on palju häid ülgeküttimiskohti, et ma käiksin siis kodust sealt nagu küttimas. Aga kuna see oli hüpoteetiline olukord, siis seda ei ole juhtunud. No kus sa praegu oled ise üldse? No ikka kodus, Kohtla-Järvel siit. Vaatan aknast välja, Hiiumaa paistab. Või see Narva. Ma ütlesin Hiiumaa või, sorry. Narva. No eks sa olid nii lihtsalt elanud sisse sellesse hüpoteetilisse rolli. Jah. Mulle hüpoteetsus meeldib. Kes sinu kaaslased olid? Kus? No selles hüpoteetilises situatsioonis, kui sina oleks olnud see inkassaatori pettur. Ja. Et ma nägin ükskord filmi, kus sõbrad röövisid ühte panka ja kandsid pikki juukseid ja siis mõtlesime ka ükskord, et kui võtsime viina poistega, et siuke kena õhtu oli ja võtsime viina ja siis olid... Mõtlesime, et kui me oleks need, siis oleks Marek oleks ka seal ja Mart. Et me teeks selle asja ära küll, aga noh, me Kohtla-Järvel rahulikud poisid kuulame, kuna pikad juuksed kuulame metalit ja ei midagi. Ei mingit röövi. Kas Kohtla-Järvel on mõni hea bänd ka, hea metalbänd? Mis on su lemmik Kohtla-Järve skene metalbänd ja mis sa tead sellisest varasemast Kohtla-Järve näiteks... UG pungiskenest? No meil on siin üks hea bänd. Palat number 15 on teil hea bänd. Palat number 15 on meil hea bänd ja siis on üks on Kadakajuur. Meil siin Kohtla-Järvel, kui siit aknast välja vaatad, on palju kadakaid ka. On küll? On. Kes on Kohtla-Järve linnapea praegu? No see nüüd just vahetus. Ma neid venelasi tean, russe ei tea. Ei tea üldse. Ega ma ka harva käin kodust väljas ka, istume siin kodus, et vahel käin kadakate vahel jooksmas ja noh, hommikuti käin seal
meil on siin palju spaasid. Ka käinud spaas. On niisugune kena koht, kus käia? On väga kena koht on. Seal on, meil on Sõrve pood, tahtsin öelda. Sõrve Kohtla pood on siin ka. No Arvi, ega tegelikult sind rohkem kiusata ei taha, et kas sind politsei on viimasel ajal kiusanud ka või? No ta ütleb, et ma röövisin seda panka, ma pole midagi teinud. Ei ole teinud, eks ju? No kus ma olen siis, no? Ma olen kogu aeg Kohtla-Järvel siin. No mina usun, Arvi, sind. Mina usun inimest ikkagi peab uskuma ja peale selle ikkagi, suur tõll ikkagi on kõva mees. Oi, kõige kõvem mees. Meil, ta on Kohtla-Järvelt. On Kohtla-Järve rahvuskangelane, suur tõll. On, tema hoiabki venelased tagasi, russid. No aga Arvi, tänase päeva puhul võta siis pits õunaveini ja sulle õunad meeldivad ikka? Õunad on väga head. On ju head? On. Õunad ja suure tõllu terviseks. Teeme nii. Ole vahva. Kena päeva.